no terekest! Meie koju jõudmisest on praeguseks hetkeks möödas natuke rohkem kui 3 nädalat ja ma ütleks, et me oleme vist praeguseks hetkeks juba uuesti jõudnud sisse elada ja harjunud selle Eesti eluga. Ma arvan, et see mõnus soe suvi on seda tükk maad lihtsamaks teinud. Kuigi Austraalias oli viimati talv, siis ikkagi see mõnus soe ilm on siin väga kodune. Ja pärast sellist pikka farmi töö rutiini on vahelduseks väga mõnus kodus olla, lihtsalt puhata, mitte midagi teha. Järgnev video on siis väike ülevaade sellest, kuidas me jõudsime Austraaliast Eestisse, kuidas Vailder Eestisse jõudis koos meiega ja meil oli isegi üks väike seiklus nende lendude vahel, et me saime isegi natuke rohkem Austraaliat avastada tänu stopoverile. Ma filmisin siis tervet seda teekonda, kuidas me siis Austraaliast Eestisse jõudsime. Nii et kui sa soovid seda näha, siis vaata kindlasti edasi. Villu me viisime juba catboardingusse. Tulime siis terveks nädalavahetuseks Perti, et me saaksime oma auto maha müüa ja me just mingi pool tundi tagasi saime oma auto juba müüdud. Päris paljud on siis küsinud, et kas Vailder tuleb ka meiega kaasa. Jaa, et seal ei olnud isegi mitte mingisugust chance, et ta meist maha jääks. Villu me viisime juba catboardingusse. Tema lennu me siis bookisime läbi Pet Travel Company, mis on siis hea mugav variant, sellepärast et me lihtsalt maksame neile, et nemad teeksid siis kõik paberimajanduse meie eest ja nemad siis viivad Villu lennuki peale. Tal on tohas vist mingi ööpäev chillida, magada ja siis viivad sealt ta uuesti teise lennuki peale ja siis lõpuks Soomes on siis meie taaskohtumine. Siin Perdis siis nagu ikka meile kohaseks on saanud, et me lähme siis täna ühele peole, Drum and Bass Day Party. Ma valetan, me lähme teisele peole ka veel. No igatahes me mõtlesime, et kes teab, mis olukord Eestis on see suvi. Ja siis me mõtlesime, et kui siin Perdis on juba selline lahe üritus, käime veel siin korra peol. Siis pühapäeval ilmselt chillime niisama. Teen seda farmi videot, mis juba selle video hetkeks on ammu üleval. Ja jah, veits on kurb.
esimese lennuga Sydneysse ja ma sain veel lennujaamast välja. Me saame nüüd turistida. Nii võib varsti öelda, et ma olen peaaegu terves Austraalias käinud. Minu meelest on väga mõnus käia igal pool botaanikuaedades. Seal on väga lahedaid taimi ja lilli ja värki. Ja nüüd me oleme siis Sydney botaanikaaias. Tundub mingi ülisuur ala, et siin on väga-väga lahedad puud juba. Botaanikaed on alati sellepärast ka lahe, et seal saab lahedaid Instagrami pilte teha. Ja GoPro objektiiv läheb välja tuduseks. Kuniks tuleb mõni lahe video ja nii kaua vaadake kõiki neid eelnevaid lahedaid videosid, mis ma siia YouTube'i olen postitanud. Järgmise videoni. Bye!